Need pole mingid naiste teemad. On uus ühiskondlik podcast, kus naised eri valdkondadest räägivad teemadest, mis puudutavad tegelikult meid kõiki. Turvalisusest, digimaailmast, tervisest, majandusest kuni demokraatiani välja. Igas osas me avame siis, kuidas need erinevad otsused, mis meid kõiki puudutavad, kuidas need sünnivad, keda need mõjutavad ja kuidas need mõjutavad ja millised valikud siis Eestis ees seisavad. Mina olen Reili Rand, Riigikogu liige, sotsiaaldemokraat ja ka 2 lapse ema, mis kindlasti seda podcasti sisu tulevikus ja ka täna selgelt mõjutab. Täna me räägime vaimsest tervisest. Teemast, millest õnneks räägitakse ju üha rohkem. Samas on jätkuvalt liiga palju neid inimesi, kes jäävad selle murega või oma vaimse tervise väljakutsetega siiski üksi. Et on see siis sellepärast, et ei osata, ei juleta astuda samme, et ennast nii hoida, kui ka õigel hetkel abi otsida. Ja siis küsimus, kuidas sinna abini jõuda, kas abi on kätte saada. Ja minu jaoks ei ole see teema ainult selline teoreetiline või poliitiliselt tähtis. Ma kogesin veidi enam kui aasta tagasi ise sellist õnneks kergema loomulist vaimse tervise väljakutset läbipõlemise ja depressiooni näol. Ja ma tundsin nii selgelt, kui palju, olenemata, et pead ennast väga teadlikuks ja selliseks tolerantseks ja avatud inimeseks, kui raske oli sellest hetkest, kui ma sain aru, et midagi on valesti, jõuda selleni, et otsida abi ja tunnistada, et mul on vaja abi. Ja täna me võikski siis lahti võtta selle, et milline on vaimse tervise abi olukord Eestis, mis on üldse nende väljakutsete põhjused, mis võiks olla teisiti. Räägime sellest, mis vastutus võiks olla riigil ja ühiskonnal tervikuna. Ja mul on väga hea meel, et meiega on täna psühhiaater Anne Kleinberg, kellel on aastate pikkune kogemus inimeste toetamisel just nendel kõige raskematel hetkedel. Ja hea kuulaja, ma loodan, et see vestlus annab sulle ka teadmisi ja julgust. Ja võib-olla ka tunde, et sa ei ole oma murega üksi. Aga Anne, sina oled meil lastepsühhiaater, pereterapeut, laste psühhoanalüütiline psühhoterapeut ja ka Eesti psühhiaatrite seltsi aseesimees. Et see kogemuste pagas, mis sul selja taga on väga, väga aukartust äratav ja mul on väga hea meel, et sa täna meiega oma kogemust ja mõtteid jagad. Et ma võib-olla alustangi sellisest üldimusest olukorrast, et millisena sa näed, milline on Eesti inimeste vaimse tervise olukord täna ja kas sa näed, et selles on ajas olnud mingeid muutusi, kas siis paremuse või halvemuse suunas? Meil on kogu aeg kõrvuti 2 protsessi. Üks on selline teadlikkuse kasv ja teistpidi ühiskondlikud kriisid, majanduskriis, sõjakriis ja COVID lainetas meist üle, et see väljakutsed on nagu 2 pidi. Et ühtpidi inimesed on ülimalt targad, teadlikud, otsivad endale abi, mis nagu neid numbreid, mis abi otsimist kirjeldavad, tõstavad ja siis tekib ekslikult tunne, et nüüd on nagu eriti hullusti. Kui vaadata selliseid sümptomipõhiseid, mitte haiguseid hindavaid suuri uuringuid, siis muidugi, aga ka mitte suur üllatus see, et meil depressiooni ja ärevuse riskiga inimeste hulgad on kõrged, mis ongi tavaline, et need ongi ühiskondades kõrgemad, need on kõige levinumad häired ja jumal tänatud, et neid vähemalt jälgitakse nende dünaamikat, et see on kindlasti kasvanud, aga ega meil ei ole ka väga häid võrdlusandmeid. Meil ei ole nagu selliseid väga pikalt kestvaid uuringuid, kus see dünaamika oleks ühtlaselt näha. Nii et ma nagu selle paanika küll ausalt öeldes lainetaksid maha, sest et minu meelest see, et inimesed ise on nagu enda eest väljas, see on nagu hästi kõva argument selles pooles, et see ei ole üldse nii lootusetu. Et see, kui tark inimene oskab juba tahta ja endale abi otsida, see on palju parem, kui kus me oleme olnud, kus meil inimesed, kellel oli reaalselt depressioon, kui ma mõtlen 2000
2008 terviseuuringut, siis õudselt paljud inimesed, kellel päriselt oli kliiniline depressioon, kui me seda mõõtsime, ehk et häire, mida peakski ravima, ei otsinud abi, et sealt me oleme teinud jubedalt hea hüppe edasi, nii et Eesti inimesed on hästi edasipüüdlikud. Aga mis sa spetsialistina ja eksperdina näed, et mis seda muutust kaasa on toonud, kas ühiskonnas on stigma vähenenud, teadlikkus, eneseteadlikkus või mis sellele siis kaasa on aidanud? Kindlasti on vähenenud stigma, eestlased on hästi avatud ja ka selline abi suhtes ei ole sellist tõrget. Eestlased pigem on kurjad, kui nad ei saa psühhiaatri juurde, meil ei tee keegi kuskil psühhiaatri konverentside uste ees meeleavaldusi, vaid inimesed on vastupidi, kui nad ei pääse arsti juurde, hästi targad inimesed on, siis nad on rahulolematud ja põhjusega. Aga kas sa näed ka siis kas eagrupiti või soopõhiselt, on siin mingid erinevust last või selles mõttes, et kas eagrupiti on muutused olnud kuidagi erinevalt, kuigi sa ütlesid, et selliseid selgeid uuringuid ei ole, aga oma praktilise kogemuse pealt, et meil ei ole häirete levikut kirjeldavaid uurimusi, aga seda, et teadmist, et meil nooremad vanusegrupid on tõusutrendis ja ka noored täiskasvanud on riskigrupis, see on meil küll teada. Ja alati on erinevatel põhjustel vanemad inimesed riskigrupis, aga praegu meil juhtivad trendid on see, et noorukid ja noored täiskasvanud on nende probleemid, psüühikaprobleemid on tõusulaines. Aga kas kuidagi poisid, tüdrukud siin ka peaks olema eraldi käsitletavad? No riskigruppide mõttes peaks teadvustama seda, et ärevuse depressiooni levik on alati tüdrukute ja naiste seas kõrgem, ta teeb seal teismelise eas hüppe, vahe läheb kahekordseks naiste kahjuks. Aga kui mõelda, et kellel on kõige suurem suitsiidirisk ja kes üldse eriti abi ei otsi, siis see on kindlasti mees, üksi elav noor mees, ilma toetusgrupita, aineid kasutav, ka üksi elav, mis iganes vanuses mees on kindlasti riskigrupp. Arusaadav. Aga kas, tulen korra konkreetselt nende naiste juurde veel tagasi, et kas siin ka selles mõttes, tulles selles noorukeast natukene nagu edasi, et olles tegelenud väga palju ka perepoliitikaga ja sellise sündivuskäitumise ja laste kasvatamise teemaga, et mul on hea meel, et üha rohkem räägitakse sellest, kui palju on ebavõrdsust ka näiteks sellises koduses hoolduskoormuses ja rollijaotuses, et kas sa näed, et ka seal on mingit täiendavat riski või kas see kuidagi jõuab sinu töölauale ka? Väga paljud inimesed, sealhulgas siis ju naised on need, kes on need kodused hooldajad, jäävad tööturust eemale ja kui sa oled tööturult eemal, siis sa oled ka vaesusriskis, aga sul jääb ära ka näiteks selline sotsiaalne võrgustik, see, mis hästi toetab inimesi, nii et need on kindlasti riskitegurid nende inimeste ümber. Ja ka selline, kui rääkida sündivusest, ega inimesed on ju targad ja vaatavad, tänapäeva Eesti naised on ju kõrgemalt haritud ja neil on selle võrra järgi suurtes terviseuuringutes tulemused tervise koha pealt isegi paremad, mida haritum on inimene, seda tervem ta on ja naised on meil haritumad, nii et selles mõttes ta oskab ka analüüsida seda, et mis on ta pikk plaan ja kui ta näeb seal seda, et tal ei ole võimalusi ise hakkama saada juhuks, kui ta jääb üksinda või ta on üksikema ja nii edasi, ehk et siis ka sellest tulevad need riskimaatriksid, et inimesed ei hakkagi tegema neid samme. Aga meeste puhul tulles, kui me praegu sellise soopõhise jaotuse juurde korra seda käsitleme, et kui palju võib-olla siis soopõhiselt on stigmad ikkagi tugevamad, et meil on tagant ajaloost kogemuste pagasist kuidagi kuvand, et mees peab olema siuke tugev ja ei tohi emotsioone välja näidata ja peab olema nagu saama nii-öelda ise hakkama ja Eesti mees väga tihti arsti juurde teatavasti jätkuvalt ei taha minna, et kas abi otsimises siis ka või nii-öelda kui tajutakse, et on abi vaja, kas siis on näha, et mehed kuidagi teevad seda sammu raskemini? Absoluutselt, mul on hästi meeles üks Soome suur uuring sellest, kuidas meeste suitsidaalsus vähenes, kui naiste antidepressantide kasutamine suurenes, ehk et kui naine otsib abi, ravib ennast, siis ta lohistab sealt välja ka mehe ja kui naine ei ole kõrval, siis väga tihti mees ei lähegi abi otsima, ehk et tal on niigi see vastumeelsus suurem olla, nõrk olla, haavatav ja kui tal ei ole sellist tugivõrgustikku, kes teda nii-öelda lohistab arsti juurde, siis see tõenäosus on veel väiksem.
aga siit kumabki üleüldiselt ju jätkuvalt see läbi, mida sa tegelikult ka enne välja tõid, kui tähtis on need sotsiaalsed suhted ja see võrgustik meie ümber olenemata vanusest. Aga et kui palju sa näed seda, et inimesed ütlevad, et ma oleks pidanud tulema varem abi otsima või et mis need peamised takistused ikkagi on, et kui sa ütled, et selline eneseteadlikkus ja abi otsimise nagu soov ja valmisolek on tegelikult kasvanud, aga mis siis täna takistab kõige rohkem seda abi saamast? Võib-olla ennem tuleks inimese sisse vaadata, et see enese püstitatud stigma, et ma ei taha olla nõrk, see pidurdab ka tänapäeval ja ka ikkagi selline inimene otsib abi siis, kui ta on üsna kriisis juba, et sest see on ka väga paljude, me ju kõik teame, et siis tuleb midagi muutma hakata. Ka tänapäeva inimesed kõik teavad, et nad peavad oma eluharjumusi korrigeerima ja palju rohkem midagi teisiti tegema. Et ega sellest nii-öelda tuntud tasakaalupunktist välja liikumine on ka inimese jaoks väljakutse. Et võib-olla see abi kättesaadavus seal ühel pool on, et väga paljud, kui nad hakkavad otsima, isegi väga hästi leiavad selle. Aga meie peas on ka natuke ja eriti kui sa oled depressiivne, kipub tulema see mõte, et aga niikuinii midagi ei saa ja niikuinii midagi ei ole, et need asjad hakkavad ka kokku mängima. Et väga palju on nagu sellistest sisemistest teguritest kinni, aga ka piirkonnid on ju nii erinev. Ja isegi Tallinn mõelda, et justkui nagu tsivilisatsiooni tipp, aga siin võib ikka väga ära eksida, et sa ei tea, mis sul kõrvalmajas on, kes sul seal vastu võtab, kes see ravib, ehk et see info sellest, kus mis teenused on ja mida mulle vaja on, mis mulle võiks sobida, et seda meil ju väga hästi jätkuvalt ei ole. Inimene teaks lihtsalt ja kergelt, et kui mul on selline asi, siis mul on vaja seda, okei, selle info ma saan siit. Et me oleme nagu liikunud sinna poole, et Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond näeb väga palju vaeva, et see oleks olemas. Aga ma arvan, et praegu võib-olla ikkagi sellised MTÜ-d on isegi siin eespool, et peaasjad on kindlasti nagu kõvasti sammusi ees, et tagada sellist nagu infot ja ka enesele nagu võimalust inimesele endale ennem testida, et mis laadi mured mul võiks olla, et kas see, mida ma siin ise enda puhul arvan olevat, võiks olla ka midagi, mis on tõesti asi, millega tegeleda edasi. Seda infot meil riiklikult väga hästi ju kätte saada ei ole. Absoluutselt. Mäletan ka omast kogemusest seda, kuidas esialgu olid kõik sellised mõtted, et mis mina, teistel on palju raskem ja et ma ei saa ju nii nõrk olla, kuidas ma sellest välja ei tule ja sellised nagu enese süüdistavad ja sellised väga mitte abi otsimist soodustavad mõtted ja sa tõid välja piirkondlikud erinevused, et kindlasti suures kogukonnas see, et kus ja esiteks kuhu minna, kust abi otsida või ka see anonüümsus on nagu nii negatiivne. Samas kohati see anonüümsus on ka võib-olla selline abistav osa selles osas, kui minu jälle kogemus väikses kogukonnas ja tegevpoliitikuna olles, kui raske oli minna perearsti juurde ja välja hääldada siis see, et mul on vist vaimne tervis hoopis füüsilise asemel see, mis vajab tuge ja toetamist, et millegipärast kipsi panna lahtist luumurdu on palju lihtsam ja arusaadavam kui see, kui aju, mis on meile väga tähtis organ, vajab ka vahepeal hoolt ja tuge, on ju, et need ongi kindlasti erinevad. Aga sa tõid välja juba väga hästi konkreetselt sellised head platvormid, et kui täna mõni kuulaja ka tunneb, et ta tunneb, et võib-olla vajaks kuidagi abi või tuge, et ma saan aru, et peaasi.ee võiks olla see esimene siis platvorm keskkond, kus nii-öelda nii lisainfot saada, kui ka kus on võimalik testida enda sellist toe vajadust. Praegu küll kindlasti ja nende peahea noorte nõustamine on jätkuvalt väga, väga hea teenus. Aga jah, just sellise stabiilsuse ja terviklikkuse mõttes kindlasti nad on väga, väga tublid olnud. Aga kuidas ma ikka küsin ka seda, kui mul on võimalus sellise spetsialisti ja eksperdiga rääkida, et mis aitab ületada seda hirmu, et otsida abi ja paluda abi või leida abi?
kui see olemas on. Jaa, absoluutselt, ja see on see jälle keeruline koht, mida rohkem sa ise ennast hoiad ja ennast nagu armsaks pead, seda rohkem sa tahad, et keegi sinule ka toetust annab ja sind aitab ja seda on inimestel nagu nii raske uskuda, et mina ise olen kõige esimene ja mulle endale on kõige rohkem abi vaja. Emasi, ma arvan, võiks motiveerida see või üldse vanemaid, aga ka tegelikult üldse inimesi, kellel on lähedased, et see, kui mul läheb hästi, läheb minu lähedastel hästi, ehk mu lastel, mu mehel, mu naisel, mu, ma ei tea, emal, töökaaslastel, neil läheb kõigil paremini. See on kõige suurem kingitus, mida me saame oma lähedastele teha, kui me hoolitseme ise enda eest. Ja siin nagu valehäbiks ei ole tegelikult üldse põhjust. Aga ma täitsa mõistan, et inimesel ei meeldi olla haavatav ja nõrk, sellepärast, et ega meil ei ole kadunud ka selline nagu kuvand, et inimene peab justkui igiliikur olema. Aga mis puutub poliitikutesse ja nende sellistesse väljaütlemistesse, Taani tegi, see oli 20 või 30 aastat tagasi, kui nende peaminister ütles, et ma olen depressiivne ja ma pean tegema time-out'i ja mul on vaja ravida ennast ja nagu nende riigi jaoks on see olnud meeletu hüvang. Nii et kõik riigid, kus just avaliku elu tegelased on tulnud välja sellega, et see on normaalne, see pigem toetab seda, et kõik inimesed julgevad endale abi otsida. Absoluutselt. Aga kuidas sa näed, et sa tõid selle lähedaste rolli välja, et kuidas see lähedaste abi saab olla, et kui on see siis partner, on see siis vanem, need on väga erinevad, et võib-olla sa kuidagi natuke neid erinevatest rollidest, et kui keegi lähedastest sinu hinnangul arvamusel vajaks tuge, abi vaimse tervise probleemide muredega, et mis need soovitused või sammud võiks olla, et kuidas sellises olukorras toetavalt käituda? Kõigepealt sellised lihtsad asjad, me oleme ju bioloogilised olevused, meil on uni, söömine, puhkamine hästi olulised, et pereliikmed on tegelikult need, kes peaksid julgustama ja võimaldama oma päevakava üle vaadata, et kas mul on aega magada, kas mingid kohustused tuleb minu õlgadelt ära võtta, et taastada selline normaalne puhkamise rütme, nii palju kui see võimalik on ja ka kohustused üle vaadata, et inimene ei kanna üksi kõikide kohustuste eest vastutust, et jagada neid, jagada laiendatud pereringis, jagada sõprade vahel, et ega see, kui sa pääsed arsti juurde, kes sulle ravimi kirjutab, ei muuda seda tõsiasja, et see ei parane ennem, kui sa oled saanud piisavalt magada, puhata, keegi lubab sul minna trenni või et kogu teie pere päevarütm on selline ööpäevarütm, et te kõik saate nagu lõõgastuda, mis on sinna vaja kindlasti juurde arvestada. Kui seda seal ei ole või see on ära vajunud, on see, millal inimesed omavahel lihtsalt niisama koos on ja räägivad või isegi lihtsalt koos on, et inimesed hästi puhkavad, kui me oleme üksteise lähedal, meil on selline turvaline mõnus ruum ja ka lapsed, vanad inimesed, kõik inimesed tahavad hästi palju kallistamist, soojust, lähedust, kõike seda, mis meid annab kogu meie kehale tagasi neid aineid, mis on loomoomased lõõgastid. Et sellised, isegi võiks öelda, et niisugused koopajast meile jätkuvalt vajalikud rutiinid, uni, turvaline kallistumine, kõik sellised asjad, neid tuleb vaadata, et ega ma sellest ilma ei ole ennast jätnud. Aga selle peale ongi hea küsida, et me ju tegelikult näeme üha rohkem seda, et nii kodudes kui ka tänaval inimesed, meil on ühed sellised kaaslased ekraaniga, et kui palju kogu digimaailma mõju on täna tulnud meie sellise vaimse tervise olukorda mõjutama? Absoluutselt, see oli, ma arvan, 2005-2007, kui uuringud hakkasid üle maailma näitama, et siis kui notiseadmed jõudsid inimestele ja lasteni väga jõuliselt, et tegelikkuses vaimse tervise näitajad hüppasid lakke ja jäid sinna püsima. Eriti laastav oli see, on olnud siiamaani tüdrukute ja teismeliste tüdrukute seas, sest nendel ka see kehakuvand ja kogu see tundlikkus saab läbi sotsiaalmeedia eriliselt pihta. Aga laias laastus kõik lapsed ja tegelikult ka täiskasvanud selline tähelepanu ülekoormatus, me oleme üle stimuleeritud. Ja just see, et sa oled pidevalt mingis infovoos, millest sulle esiteks kõike pole vaja, aga teiseks inimene ikka üritab seda meeletult ära süstematiseerida,
on meie aju funktsioneerimisel hästi väsitav, et me väsime ära sellest ja siis hakkame kuskilt mujalt kokku tõmbama ja kust tõmmatakse kokku on lähisuhted. Kuni sinnamaani välja, et kui sa oled väga palju olnud nutimaailmas, sa ei oskagi suhelda, et on põlvkonnad, kellel on raske alustada suhtlust teise inimesega, ta ei tea, kuidas ja selles olla, selles kontaktis. Ta jääb ilma sellest toetusest ja terve olemise võimalusest ja ka tegelikkuses jälle jõuame tagasi selleni, et kuidas me siin oma iibes seisame. Inimesed elavadki väga üksi, väga omaette, neil on raske suhteid luua. Ja mind ei üllataks, kui me varsti hakkame otsima teenust, et palun aidake mulle leida kaaslane, aidake mul luua suhe, ehk et praegu on see ka nutimaailmast võimalik, aga päris elus inimesed ei oska suhelda, kui nad kokku saavad. Aga võib-olla siin, mis ikkagi tahaks neid praktilisi nõuandeid ka, kuigi ma arvan, üldistada on väga raske selles valdkonnas, kus sa toimetad, aga et võtame selle lapsevanema rolli, et mis võiks need sammud olla, kuidas hoida seda lähedast suhtlust ja tugevaid suhteid, mis siis kõigi vaimset tervist turgutavad ja toetavad? Kui su laps sünnib, siis sa pead arvestama sellega, et ta vajab sind ja vajab sinu tähelepanu, sinu jagamata tähelepanu, et sul peab olema teadlikult see aeg võetud tema jaoks, aga see ei tähenda seda, et sa oled kogu aeg temaga koos. Aga sa pead meeles pidama, et need hetked, kui sa oled oma lapsega, tegeled temaga, sa pead olema psüühiliselt ka kohal, et just see sama nutitelefon kuskil kõrval, ehk sa mõttes oled tegelikult telefonis või mingis muus asjas. Et see, kuidas olla selles hetkes kohal oma lapse juures, see on ääretult oluline. Siis see suhe üldse tekib ja jääb püsima ja lapse jaoks oled sina see inimene, kellega ta otsib lähedust, ta tahab jagada oma tundeid, oma kogemusi, mis on inimesele baasvajadus. Ja ta saab ka sellise positiivse kogemuse sinuga koos, seda siis ta ei hakka sulle kunagi sind vältima. Teismelisena ta eraldub sinust psühholoogiliselt ja ei vaja sind enam nii palju, aga sa oled ikkagi kasvanud tema meeles selliseks turvaobjektiks ja ta tuleb alati sinu juurde tagasi. Nii et ikkagi selline jagatud tähelepanu oma lähedastele ja hinnangu vaba kuulamine. See on kõikides suhetes hästi oluline, et me ei hakka kohe inimese mõtteid korrigeerima, parandama, tühistama, mingisuguseid oma lahendusi talle pakkuma. See on kõik aktiivse kuulamise tehnikad, mida näiteks vanemahariduses õpetatakse väga palju ja mida minu meelest oleks aeg viia ka alusharidusse, ehk meil lapsed võiksid lasteaias õppida, ehk et mind väga liigutas Norra dokfilm 2-aastaste poiste sõprusest, mis algas veelgi varem, kui nad olid juba väiksemadki, sõimes koos, magasid koos seal rühmas. Kuidas lastel hästi varakult õpetatakse sotsiaal-emotsionaalseid oskusi, millest üks on see, kuidas sa kuulad teist ilma sekkumata, aksepteerid seda, mida tema parasjagu tunneb. Ja teine inimene saab selle kogemuse, et ma ei ole emotsionaalselt üksinda ja emotsionaalne üksildus teatavasti on üks suuremaid vaimse tervisehäirete riskitegureid. Absoluutselt, et haridussüsteemil kindlasti on siin tegelikult vaja nende muutustega kaasas käia ja mul on hea meel, et vanemaharidust üha rohkem Eestis on, aga seal ka ma ise valutan südant, et veel seni jõuavad rohkem ikkagi sinna sellised teadlikumad vanemhariduse programmi, et kuidas ka erinevaid riskirühmasid paremini kaasata. Ma arvan, et siin on meil ka riigi mõttes teha, aga enne kui me oleme sellise poliitiliste olukordade, ma korra ikka küsin su käest veel sellise inimese vaatest, et korra, kui me nendest nutitelefonidest ja ekraanidest räägime, et kas selle taga ei ole ju, või püstitan hüpoteesi, et selle taga tihti on just see, et selles ekraanis nähakse nagu seda viisi lõõgastuda ja ennast välja lülitada. Et kas selle taga võib-olla on see probleem see, et me enam ei oska tegelikult lõõgastuda või leida neid asju, mis meid taastaksid. Ja et see nutitelefon, mis tegelikult nii väga justkui ei lõõgastagi, tundub nagu, et on petlik tunne, et see on see viis, kuidas ennast nagu kuidagi turgutada. No inimese aju on niimoodi töötab, et me otsime intensiivset stimulatsiooni või see, mis on intensiivsem, see tõmbab meie tähelepanu või see, mis on ka mugavam ja annab meile mõnutunde kergemini, seda me teeme rohkem. Selle põhjal põhineb reklaamitööstus, põhineb nutimaailm
ja mõneti võiks siin paralleeli tuua alkoholiga, et me kõik teame, kui kahjulik ta on, aga see kiire lõõgastus, see näiline petlik lõõgastus, pärast mida sul on närvid läbi ja uni läinud ja suhted lagunevad, seda inimene kipub tegema, sest me oleme erinevad sellel tasemel, kuidas me suudame oma niisugust impulsiivset loomust kontrollida. Lapsed on arenguliselt impulsiivsemad ja neil on raskem ennast kontrollida, et neil on vanematel hästi suur roll, kas nad panevad piiri või ei pane, et tekiksid sellised tervislikud eluharjumused. Aga muidugi see sinu mõte sellest, et selline mõnus scrollimine justkui nagu on jube lõõgastav, tegelikult ei ole, see on sama nagu konutada üksinda 2-liitrise pokiga või whatever, kui suured nad on, seal oma diivanil ja nagu päeva maha libistada ja tegelikult ärgata hommikul täpselt sama sinisesse ja halba päeva. Järgmises osas me tegelikult võtame selle sotsiaalmeedia mõju ja piirangud ja eri riikide praktikad, mis siin tulemas on eraldi fookusesse, nii et ma võib-olla siin hetkel seda teemat eraldi rohkem ei ava, ma olen nende mõtete eest loomulikult ka tänulik, aga ma tuleks nüüd sellise süsteemi juurde ja nende poliitiliste valikute juurde ja räägime siin eelkõige sellest abi kättesaadavusest, et ka viimaste kuude nädalate meedia on väga palju käsitlenud või ütleme tavapärasest rohkem vaimse tervise abi kättesaadavust ja poliitilisi valikuid, et ma annangi sulle sellise hästi laiali valguva küsimuse, et mis täna vaimse tervise abi kättesaadavuse sellise pudelikaelad on ja mis sina näed, mis tuleks teha? Pudelikaelaks on mõttelaad, et sul on alati vaja seda kõige kõrgema etapi abi. Eesti inimene on arsti usku, et kindlasti peab olema kõige suurem spetsialist, on ju? Jaa, lihtsalt inimene peaks õppima ise ennast kõige rohkem usaldama nagu heas mõttes, mitte tagurlikult. Et ta peaks hakkama alustama ikkagi sellest, et ma vaatan ise oma tervist toetavad harjumused üle ja teen mulle jõukohaseid muudatusi ja hoian neid nii süsteemsena paigal, kui minu iseloom mulle lubab. Ja kui mu iseloom on siuke nõrgapoolne ja mulle sobib näiteks trenni teha ja kaalu jälgida rohkem grupis või mis iganes asjas tuge saada inimestelt, siis oleks õudselt hea, kui kogukonnas oleksid sellised tugigrupid erinevate asjadega tegelemiseks, et saada nagu teistelt nii kogemusi kui ka siukest motivatsiooni. Et üksi ongi raske kodus seal vaimse tervise vitamiine võib-olla järgida, aga kui sul oleks mingi tugigrupp, kus teistel on samad inimlikud väljakutsed ja vajutakse vahepeal ära ja et see annab õudselt jõudu, et selliseid kogukonna liikumisi tavaliste vajalike eluasjade paremaks saamiseks, seda on vaja. Või näiteks, kas mu hobid on olemas, kas mul on mingisugust toitu, mis toidab mu hinge, sest ega me ei taha ainult süüa, meil on ka kõrgemad vajadused, et eneseteostus sellises nagu vaba aja tegevuses, seal on nagu mitu mõõdet. Esiteks teiste inimestega kontaktis olemine on raviv, aga ka see, et ma arenen, mõtlen, mul on vaja nagu, ma saan uusi teadmisi, mul on vaja neid seostada, see hoiab tegelikult meie mälutervist väga palju ja ka liikumine siia. Et kui me tahame, et meie ajud ei vanane, siis me peame spordiga tegelema. Ja see kõik on tegelikult kogukonnapõhine, minu endast lähtuv vaba aja tegevus. Jah, kui ma olen juba jõudnud sellesse kliinilise depressiooni murdepunkti, siis mul on raske kõiki neid asju võtta, et ma teen sealt ka mingid osad, aga ma pean ka siis seda tegema. Siis on mul rohkem vaja juba ka arstiabi ja siis on see ka põhjendatud, aga ikkagi kogu selle paketi, mida sa ise ette võtad, seda pead ikka tegema. Et see eneseusu asi, et ma arvan, et eestlastel on viimane aeg uskuda iseendasse ja mitte uskuda sellesse, et mingi väline jõud määrab nende õnne ja saatuse. Inimene on nii rikas eespoolt, pigem peaks vaatama, et ma ei jäta oma vajadusi rahuldamata eneseteostuse ja arengu mõttes. Absoluutselt, et see ennetus selgelt algab meist igast ühest endist, aga kui sellest kui see olukord on juba sellest ennetusest edasi ja juba päriselt on nii-öelda selge abivajadus, et ma natuke provotseerin, et
kas täna see pilt on selline, et iga spetsialist, ma alustan seal noore puhul õpetaja, tugispetsialist, perearst, kuni siis psühhiaatrina välja, et kas see pilt on selline, et altpoolt järjest lükatakse ülespoole ja siis psühhiaatrid peavad kõik selle nii-öelda koorma enda kanda võtta või kuidas sa kirjeldad täna Üldse seda ka mitte. erinevate spetsialistide koostööd ja rolli vaimse tervise toetamisel ja siis ka abi osutamisel? Eestis on väga palju hästi hakkajaid inimesi ja hästi, kes võtavad vastutust. Üks minu suur lemmikuid on Helve Kansi doktor, kes on minu mälu järgi jätkuvalt Hiiumaal. Tervitused talle, ta teeb tõeliselt head tööd, sealhulgas imelisi e-konsultatsioone kirjutab. Ehk et meil on väga palju mitteformaalseid võrgustikke, väga palju tublisi spetsialiste, kes võtavad vastutust ka sellel nii-öelda esmatasandil, milleks võib olla seesama kooliõde või ka koolis töötav sotsiaalpedagoog või psühholoog või ka hästi tavaline meie õpetajad, kelle töökoormus võiks küll kiirelt väheneda, on hästi need inimesed, kes võtavad vedada, et laps ei jääks kuskile rataste vahele. Väga paljud inimesed teevad südamega oma tööd ja aitavadki lihtsalt neid peaks rohkem olema. Et sa peamiselt näedki seda takistust tegelikult nende spetsialistide puuduses ja võib-olla ülekoormatuses või? Ma isegi näen natuke seda nüanssi, et kõik nagu, mitte kõik, vaid päris paljudel on selline kujutelma, et nagu kuskil on mingi müstiline, imeline üks lahendus, mida siin see kõrgharitud spetsialist siis pakub. Et just see sama, et räägi inimesega, kuulada ära, aita tal oma esimestest pingetest üle saada. See on meeletult oluline, et sa ei ehmata ära, et sul on kõrval keegi, kes on väsinud ja õnnetu ja kurb, et sa kuulad teda ja leiad talle omale jõukohaseid soovitusi ja aitad teda sellist tee peal nii kaua edasi, kuni ta saab ka selle järgmise abietapi. Et see ei ole küll mingi raketiteadus. Meil natuke tuleb sellist, et nii peened peame olema, et ma ei oska küll midagi nüüd öelda ja ma pean hakkama otsima mingisugust ülispetsialistit. Sellest hoiakust võiks küll lahti saada. Aga siin kindlasti on ka see väljaõppe või ikkagi jälle nii iga kodanikuna, kuidas me oskame nii suhtlemisoskused, mis enne me rääkisime, kui ka siis selle valdkonna spetsialistina, et ka õpetajad, kui palju nende väljaõppes on tegelikult sellist sotsiaalsete oskuste toetamist ja eneseteadlikkust ja siis oma nii õpilaste aitamist, toetamist, kui ka kolleegi toetamist, ega ka see, ma usun, on tähtis osa seal juures. Ja kui me räägime ka nendest tugispetsialistidest, siis kuidas meil täna tegelikult on regionaalne kättesaadavus, et ka siin tulevad suured lõhed selles osas, et mõnes Eesti piirkonnas on oluliselt keerulisem leida psühholooge, tugispetsialiste, sotsiaalpedagooge, et üldse meie haridusasutustes oleksid need spetsialistid olemas. Absoluutselt nõus, aga enne seda on see, et ma arvan, et kõikidele inimestele on jõukohane esitada oma lähedal olevale inimesele küsimus, kuidas sul täna läheb. Ja päriselt huvi tunda. Ja päriselt huvi tunda ja jääda ka kuulama ja keegi ei tahagi väga pikalt tihti rääkida, aga see, et keegi tunneb sinu vastu huvi ja tahab sind kuulata. Selleks ma arvan, et meil ei ole mingid erikursusi vaja eelnevalt teha mingid riiklikke arengukavasi, et iga eestlane õpiks teisele naeratama ja küsima, kuidas sul läheb ja leidma selle hetke neid mõtteid vahetada. Ja sealt muidugi see suur pilt on see, et mida rohkem on kõikidel laste ja kollektiividest teiste inimestega kokku puutuvad, ehk et see, milline on meie töökeskkondade vaimne tervis, mida rohkem neid oskusi on, absoluutselt hea. Aga mulle isegi vahetevahel tundub, et meil on väga palju oskustega inimesega, neil nagu tekib nagu raskus nende sisse lülitamisel. Et hakatakse vaatama nagu kahele poole üle õla, kas nüüd, mina olengi see, kes peab selle inimesega siin rääkima või et nagu see asi nagu, et eestlased on ometigi nagu mingites, see talgute tegemine või teeme ära, et nagu kust jääb kaduma selles vaimse tervise kontekstis see, et okei, ma olengi tavaline, tore, normaalne inimene, ma oskangi, mind liigutas ühe kooliõe mõte, et me oleme õppinud seda, meie võimegi lastega rääkida. Issand, kui tore, et keegi ütleb nagu välja, et ma tahangi seda teha ja see ongi normaalne. Ega teistel inimestel on täpselt see sama võimalus. Väga ilusad mõtted.
kui rääkida täna psühholoogide ja psühhiaatrite nii-öelda pealekasvust, olemasolust, et kuidas sa näed, viimastel aastatel on õnneks, ma saan aru, veidi siis riiklikult rahastatud õppekohti suurendatud, ma mäletan ajast, kui mina ülikooli valikuid tegin, siis veel oli ühiskonnas see suhtumine, et neid psühholooge on meil niigi palju, et mis see riik ikka seda tellimust suurendab või üldse tellib, et mis su kommentaarid, pilt selles osas on? Õnneks on nüüd aru saadud, neid on vaja, aga mitte see rahastus, kas või psühholoogide kutseaasta rahastamine, see ei ole ju piisav, et see on ikka meil selline projektipõhine. Et ei ole nagu võimalik tervikut pakkuda, et inimene asub õppesse ja siis ka saab selle praktilise kliinilise kogemuse kõrvale, ehk et see kutse omandamine erinevatel erialadel ei ole üldse nii hästi läbi mõeldud, et see valik oleks üleliia kerge. Aga ma pigem ütleks, ma nagu sellepärast ei muretseks, et need nagu tuumad nagu toimivad, et need kohad, kuhu juurde anda, mida parandada, need on kõik olemas, et see võrgustik, see kangas, kus need spetsialistid tekivad, kas vaimse tervise õed või kliinilised psühholoogid või ka lastepsühhiaatrid või üldse psühhiaatrid. Need maatriksid on kõik olemas, õpetajad on olemas, lihtsalt seal tuleb hoida stabiilsust. Esiteks ka õpetajad teevad kõik igal pool ise tööd, nad ei saa korraga kõiki asju teha. Siit ei teki niimoodi, anname raha nagu 1 miljonile ja siis tuleb kohe 1 miljon, sest õpetajad on ikkagi vaja nende kõikide spetsialistide jaoks ka, et see praktika hakkaks toimima, aga kõik need stardikohad on olemas, pigem on nagu see, et ei tekiks sellised rumalaid mõtted, et nüüd tõmbame selle koomale, selle eriala reformime, et ei kaoks nagu ära need, mida see ülesehitustöö, et seda ei tühistaks. Et ega see ülesehitustöö, et see, et me selles punktis praegu oleme, kas lastepsühhiaatriga või ka selle sama psühholoogilise abiga, see on ka olnud päris visatöö, et siin ei tohi nüüd hakata kaikaid kodarasse loopima. Ja ma saan aru, et selline kampaania korras tuleme rahalaevaga ei ole see, mida tegelikult valdkond ootab, vaid pigem sellist riiklikku tunnetust, et see on riigi prioriteet, see on stabiilne, pikaaegne nii-öelda plaan ja nägemus, kuidas valdkonda nii-öelda edasi viia. Jaa, absoluutselt süsteemselt. Mina lastepsühhiaatrina tahan näha, et täpselt sama palju toimuvad arengud koolikeskkonnas või et sotsiaalhoolekanne, lastele vajalikud turvakodud, kriisiperede teenused või ravikoduteenus, mis on selline valdkondade ülene teenus. Et kõik need asjad liiguvad minu asjadega paralleelselt, sest et muidu ma jään ikka selleks tuletõrjujaks, kes kustutab nagu kiirabi korras tuld. Ma saan aru, et sinu kommentaar tähendab seda, et täna on ikkagi selline iga väike lõik omaette. Inimesed teevad ise väga palju mitteformaalseid koostööd, aga seda, et oleksid terviklikud protsessid, et see loogika, et vaimne tervis igas poliitikas, et see on üsna loosunglik praegu. Et meil ei ole nii palju seda teadlikkust või vähemalt nagu praktilist analüüs on meil ka palju, meeletult palju ja neid on hästi palju tehtud, et aga nende nagu rakendamine ja ka see süsteemne rakendamine või valdkondade ülene rakendamine, et sellega on meil nagu venib ikka veel. Näed sa veel midagi, mida riik saaks teha teistmoodi või rohkem? Ja kuidas ka kohaliku, vabandust, ma niimoodi enne kui lasen sul vastata, et kuidas sa ka kohalike omavalitsuste rolli näed? Minu taust on ka varasemalt vallajuht ja kohalik omavalitsus on seal kõige vahetumalt ju inimeste lähedal. Riik peaks suunama süsteemseid arenguid. Kohalik omavalitsus on koolipidaja ja see kõik, mis toimub koolikeskkonnas, mis on meeletu vaimse tervise riskitegur, see on väga palju kohaliku omavalitsuse vastutada, aga kohalikud omavalitsused armastavad laste arvelt kokku hoida. Ja siin on jällegi nagu riigi asi nagu nõuda nagu mingit miinimum rivikorda ja süsteemset rivikorda. Et minu arvates siiski riik peab võtma väga selge vaimse tervise valdkonna vastutusega selles, et need investeeringud, mida tehakse, ehk et kulutus meie kogu majandusproduktist tegelikkuses on ära fikseeritud, et me on ikkagi selline riiklik kokkulepe, mis püsib aastaid, mitte niimoodi, et me elame ühest projektist teise. Et seni, kuni meil ei teki vaimse tervise eelarvet sellist suures pildis, et me kogu aeg väga teadlikult ei suuna ressursse, analüüsides erinevatel aastatel lähevad erinevad suunad võib-olla käiku,
aga selline kaitstud vaimse tervise eelarve, see peab olema riigi vastutada. Ja see otsus tuleb ikkagi poliitikutel täna ära teha, sellepärast, et muidu me ootame jälle, et siin 10 aasta pärast inimesed ja lapsed lihtsalt karjuvad käes ja siis võib-olla vaadatakse, et oi, siin on meil mingi tegemata töö. Saan aru, et selge ootus on see, et rohkem, et analüüs ja teadmist on olemas, mis võiks teha, nüüd on vaja poliitikute otsuseid ja reaalseid samme. Reaalseid otsuseid ja niisugused ikkagi niisugused funktsionaalseid otsuseid, mitte mingi otsus, et peaks tegema niimoodi, aga tegelikult me ei tee. Et ikkagi väga selged rakenduskavasi, millel on kulueelarve juurde arvestatud. Aga meie jutuajamise hakkame vaikselt kokku võtma. Kui nüüd tulla konkreetselt iga inimese tasemele, et mis sinu selline kokkuvõttev soovitus on, et kui inimene tunneb, et ta midagi ei ole, miskit on korrast ära, kõik ei ole päris nii nagu tunne, et peaks olema, ei oska sellele ja ei peagi oskama sellele tähendust anda, et mis sellised esimesed 1-2 sammu võiks olla, et mida nii-öelda siis teha, silmas pidada ja võib-olla ka see ikkagi, et mis on see kõige kriitilisem hetk või millal kindlasti abi otsida, kui seda saab nii välja öelda? Kui sul veel ei ole see kõige kriitilisem hetk, mis saabub siis, kui sa enam ei funktsioneeri hästi, et kas sul hakkab tervis kaduma või sul hakkab suhted lagunema, pere lagunema või sa ei suuda tööl toime tulla, ehk et mingid inimese põhifunktsioonid, sa ei suuda neid kanda enam, võib-olla kannad naeratades, aga tegelikult igalt poolt rebib, et siis sa peaks ikkagi otsima või, aga testidamaks ennem seda, et sa ei põruta puusse ikkagi vestlus või ka veebikeskkondades seesama, mis me ennem rääkisime, info kogumine, lugemine, enda testimine, aga vaatamata sellele, et räägitakse, et kui palju meil on perearste puudu, väga paljud perearstid on siiski olemas ja need on imetoredad, need on targad inimesed, ka nendega rääkimine ja nende tiimides olevate õdedega rääkimine. See, et millised su eluviisid on, aita mul ära analüüsida see, et selle saab ikka inimene ette võtta. Ma loodan, et sa ei pahanda, kui ma küsin lõppu ka väga sellise isikliku küsimuse. Et sa tegutsed ju, mis seal salata, vaimse tervise probleemid, mured psühhiaatrina, mis sinu lauale jõuavad, on keerulised ja rasked. Kuidas sa hoiad ise sellist lootust ja rõõmu? Ma ikka väga tihti teen seda revisjoni vaatamaks üle, et kui vana ma olen, kui palju ma jõuan, millele ma oma tähelepanu ja aega suunan, kas minu tegevused mahuvad ära normaalsetesse tundidesse, enam-vähem normaalsetesse või on intensiivsemad perioodid, kas ma saan siis ikkagi puhata pärast. Ma olen hästi kiivas une suhtes, et minu päevakava peab võimaldama mul rahulikult magama minna ja rahulikult ärgata. Ma ei luba kellelgi valguda sisse minu trenniaegadesse ja tegelikkuses ka suhetesse, et ma pean saama olla oma perega ja mul on vaja nendest hoolitseda, et ennast hästi tunda ja mulle muudselt meeldib mu koer, kes absoluutselt iga ilmaga veab mind õue, et isegi kui ma ei viitsi suusatama minna, ma pean iga päev tegema ära oma sammud, et ma hoian ka oma sammudel silma peal. Nii et ma tegelikult ikkagi kogu aeg jälgin ennast kõrvalt ja muidugi oma lähedastel ja sõpradel, kes teavad minu kalduvust vaimustuda, uppuda millessegi uude ja kohutavalt palju energiat sinna panna. Palun ka endal silma peal hoida, et kuule, et ma olen jälle kuskil nagu veidraks läinud ja liiga palju lubanud. Teisalt õudselt taastootvad on kõik loengud, inimestega rääkimine, et õudselt jällegi, see on niisugune positiivne stress, et vaimustusest millegi tegemine ei ole ka nii suur väljakutse. Väga ilus ja väga lihtsad asjad tegelikult, mis aitavad meid ennast hoida, et tegelikult see vaimse tervise toetamine ja hoidmine algavadki ju nendest, et väga hästi võtsid ju selle kokku ja elav näide. Aga kui sa mõtled Eestile laiemalt 10 aasta pärast, mis võiks olla üks asi, mida sa väga tahaksid, et oleks teistmoodi ja miks? Ma tahaks, et meil lapsed tunneksid kooli rõõmu ja kõikidel lastel oleks võimalus saada parim võimalik haridus oma kodu lähedal.
ja et ta tõesti läheb hea meelega kooli ja see, mida talle seal jagatakse, ei ole mitte ainult faktiteadmised, vaid just mõte õppida seoseid looma, järeldusi tegema ja ka ta saaks sellise funktsionaalsuse, et ta on sõltumata vanusest mõtlev, elav, uudishimulik, pidevalt arenev, et ma tahaks meie lastele sellist tulevikku. Ja kas siin täitsa lõpetuseks midagi jäi veel kripeldama, mida sa tahaksid omalt poolt veel välja tuua ja öelda? No ikka seda, et kui sul vähegi on võimalik eestlane naerata teisele inimesele, vaatada otsa, mahutada enda kõrvale ära, et see on see, mida me saame iga päev teha teise inimese ja iseenda jaoks. Siin on väga raske midagi lõppu lisada, aga pigem see sõnum, et me ei ole keegi võimalusel, ärme ole üksi, hoiame oma suhteid, oleme toetavad, oleme abistavad ja kui tegelikult keegi tunneb, et abi on vaja, siis see ei ole nõrkuse märk. See on osa enesehoiust, enese armastamisest. Just. Ja selgelt riigil on siin vastutussüsteemi loomisel ja arendamisel. Aitäh sulle, Anne! Ja jõudu selles vastutusrikkas töös. Sulle ka jõudu. Tänan.